I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. Nostalgia, you're an echo in my head. Oh, nostalgia. Hi, welcome to your favorite lounge, Tomorrowland. Tere tulemast tagasi siia kanalile. Igatahes pealkirjast ilmselt juba näete, mis siin videos saama hakkab. Ühesõnaga, me oleme Tomorrowlandile tulnud. Ja nagu emotsionaalselt 24 tundi on olnud. Sest et me oleme ju aasta aega selleks põhimõtteliselt valmistunud, et mingid piletid saada, kõik nagu, ühesõnaga, kõik. Ja eile õhtul siis kõigepealt siis Laura ja Sireliga siis oleme kolmekesi siin. Ja Laura saadab meie ühisesse gruppi, et pealava põleb. Ja ma nagu mõtlesin alguses raudselt mingi nali, mingi AI, mingi fake news on ja, aga siis nagu minutitega lihtsalt tuli seda infot nii palju ja reaalselt oligi nagu pealava põles maha. Ja siis me ei teadnud kuni õhtuni, mis üldse saab. Me juba põhimõtteliselt mõtlesime, et raudselt canceldatakse ära, et see ei ole võimalik, et nad nagu midagi teevad. Aga ühesõnaga, me oleme siin, aga me ei tea, täna me oleme siis siin Dreamville'is, see on siis see kämpamise koht, nagu ülisuur. Ja ühesõnaga, täna on siis siin Dreamville'is süke pidu ja siis reede, laupäev ja pühapäev peaks olema siis see põhipidu Festaril. Aga noh, sellest ei teagi nüüd, et mis saab. Õnneks nagu kõik muu ala jäi terveks, et ainult see pealava põles maha ja sealt midagi edasi ei läinud, siin on ju lavasid mega palju. Aga igatahes, jah, siin on see igal pool, ma pärast näitan. Reede, laupäev, pühapäev on siis see põhipidu ja täna siis kell on praegu 5 ja me saame teada kella 6 tuleb uus pressikas, et mis siin üldse saab. Et mis nad seal lavaga teevad ja mis iganes. Ühesõnaga, me loodame parimat, aga nagu reaalselt. No Laura on meil siin esimest korda, mina olen 3. korda, Sirel on 2. korda. Ja nagu what are the odds lihtsalt, et siuke asi juhtub, et sa nagu ootad terve elu, et siia tulla ja siis lihtsalt üks päev enda festivali sul põleb kuradi lava maha. Et jah, suht crazy. Aga jah, praegu siis siin kämpaalas. Ühesõnaga, siin on siis ka täna pidu 8-st on, siin juba käib tegelikult kella 1 saati ja 8-st siis on 3 üllatusesinejat täna. Ühesõnaga, jah, ma näitan veits ringi ka, et me kõnnime sinna põhikohta, kus seal kõik need mingid shopid ja asjad on. Nii et ma näitan. Siuke väike küla põhimõtteliselt, siin on kõik asjad olemas. Ma ei tea, juuksurisalong, söögikohad, restod, ma ei tea, joogid, õlled, taisöök, räpid, mingi butiik, jewelry, tatuud saab siin teha. Ühesõnaga siuke linnak. Ja meil praegune plaan on siis otsida akupangad, sest et muidu nagu pikka pidu pole siin telefoniga, siis midagi süüa ja siis ma ei teagi, siis ma ei tea, vaatame jooksvalt. Tulime siis toidupoodi praegu ja ikka siuke andmine käib kogu aeg, see on siis Carrefouri pood. Saad siit igast mingi puuvilju osta, juua, no kõike. Alles voor je festival? Maar ik met mijn rugzak. Alles voor je festival? Vetje Weppel, de festival.
siis nüüd nii palju teada, et homme meil on ühesõnaga, parim variant oleks see, kui me saame ka homme sinna nagu Festari alale, et kui nad saavad lava üles ja valmis, siis me saame ka sinna minna, aga kui nad ei saa seda valmis, siis teine variant on see, et need, kes siin siis kämpaalal on siin Dreamvillis, siis meil on homme ka siin pidu. Muidu tavaliselt siin Dreamvillis ongi ainult see üks õhtu, et siin rohkem midagi pole, et nad ehitavadki selle lava siia 1 päevaks. Aga jah, kui nad valmis ei saa, siis on homme need esinejad, kes peaksid siis olema pealaval, on meil siis siin Dreamvillis selle lava peal. Kärriks siis jah, on homme õhtul see peaesineja või kes lõpetab õhtu. Aga jah, loodame, et me saame ikkagi sinna, sest et tegelikult mul oli nii palju esinejaid, keda ma tahaks nagu näha teistel lavadel, mitte pealaval. Aga vaatame asju positiivselt, hea, et me üldse siia saime tulla. Nii et jah, oleme lihtsalt rõõmsad. Päeva hommik siis ma sain nagu uskumatult hästi magada seal telgis. Ma sain vist isegi mingi 7 tundi põhimõtteliselt kokku magada. Sirel ja Laura olid juba mingi 3 tundi varem üleval ja ma ärkasin, neil olid mingi pesus käidud juba kõik asjad tehtud. Aga ülinorm oli magada, siis nüüd me võtsime selle, et meil on hommikusöök sees ja siis meil on iga hommik see kell 11. Nii et nüüd me vaikselt jalutamegi sinna ja teeme väikse hommikusöögi ja siis me lähme vaatame, tahaks kuskile nagu normaalsesse toidupoodi ka minna täna. Nii et vaatasime mingi Carrefour peaks siin suht lähedal isegi olema. Leekloomuska. Ja ühesõnaga jah, siis me jalutame sinna poodi, vaatame, ostame veel mingeid asju juurde ja snäkke ja midagi peaks juua pealekatama vaja. Igatahes see džinn apelsini mahlaga. Ja see on mingi... Saab päris hea. Läksime eile poodi, me ostsime džinni ja siis me tahtsime pealekat osta ja siin poes oli ainult mingid mahlad. Mitte ühtegi, mingit toonikut, mitte midagi ei olnud. Ja siis see nagu kõlas alguses väga nagu halvasti kui apelsini mahlaga džinn. Aga ma peaks ütlema, et see oli väga hea. Et jah, täitsa joodav. Ja seda ka muidugi ei tea veel, et kas me saame siis täna sinna Festari alale ka, sest nad ehitavad nüüd uut lava sinna. Aga ma ei tea, tundub kahtlan, et nad selle valmis saavad. Aga eks saab varsti teada. Kell 11. Nii, me saime siis vahepeal teada, et me saame ikkagi täna festivalile nagu, ma ei tea, see on lihtsalt uskumatu nagu see Tomorrowland, sul nagu põleb lava maha. Ma olin nagu täiesti kindel, et see fester on cancelled või vähemalt me sinna ei saa. Aga nagu siis ühesõnaga me saame ja nagu kõik läks nii hästi. Ühesõnaga väga-väga happy. Muidugi pealavast on nii kahju. Sest reaalselt, kui ma vaatan neid lavasid, mis on iga aasta olnud, siis see lava, mis nad see aasta ehitasid, see oleks mu lemmik olnud. Nagu see oli nii äge lava lihtsalt. Aga võtame asja positiivselt, vähemalt ei saanud keegi viga ja vähemalt me saame ikkagi minna, nii et selles mõttes väga tänulik.
täna siis teine päev ja meil on 18:45 mingi Avicii Experience. Ehk siis ma ei tea, kas see oli mingi kõrvaklappidega ka või ei ole? Ühesõnaga, ma ei tea täpselt, mis see on, aga vaatan mingi Avicii jaoks siis tehtud, tal sai mingid aastad Tomorrowlandist. 10 aastat viimast Tomorrowlandist. 10 vist äkki jah. Et siis jah, tema auks tehti mingi asi, nii et me läheme sinna. Ja täna me ei viitsinudki nii vara nüüd minna. Eile me läksime mingi 4 juba vist või 4 aeg liikusime festivalile. Aga no nii palju rahvast oli lihtsalt. Et mõtlesime, et täna lähme veits hiljem. It wasn't like I thought that so many people were going to listen to my music like they are today. Mida kõike siin ei peaks tegema. Liftis ma panin. Me liftis. A sacred moment with the special bites you see. So it's red beetroots, cherry gel, and goat cheese. So grab one, taste the bitter frost and molten heart. You see also the glow in the center. This is the glow that. Welcome everybody to the Library of Tomorrow. Behind me you can see middle tartlets on the shelves. The tartlets are made from red bell pepper and mimolette emulsion. Mimolette is a type of French cheese. They're also topped with puffed rice and a tangy relish. They're a favorite amongst the people of Tomorrow, so I invite you all to try these for yourself. Welcome into the heart of the mirror. I have for you a delicious rice beignet, and it's finished with seaweed soy. It's been said that those who taste it will experience the flickering of light within them, and it's a silent promise that love always finds its way. So with those words, I invite you to grab a bite. It's a little mirror. Next up will be upstairs. Welcome to the restaurant.
kell on mingi 6 hommikul ja me peame hakkama liikuma tagasi. Lennujaama pole nii kuradi külm oli täna seal magana. Täiega külm. Igatahes jah, liigume siit nüüd välja, sest et meil läheb 9 midagi lend juba. Nii et proovime takso saada siit. Igatahes jah, loodan, et oli tore vaatamine. Et kui sulle see video meeldis, pane palun like ja subscribe ja äkki näeme järgmises videos. Ciao!